Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tunnustan komisjoni otsust teine lugemine katkestada. Ja ma ei peatu põhjustel, mida tõi komisjoni esindaja välja, vaid lähtun kõige olulisemal teemal, mida komisjoni esindaja üldse ei maininud. Eelnõu seletuskirjast loeme, et planeerimispõhimõtteid ajakohastatakse ja seadusesse lisatakse kohustus arvestada kliimamuutustega. Aga mida tähendab see Eesti inimese jaoks? See tähendab seda, et tulevikus saab peaaegu iga ruumiotsuse puhul öelda, et nüüd tuleb lähtuda kliimast. Nüüd tuleb midagi leevendada, midagi piirata, midagi kohandada. Aga kes otsustab, mida see siis kohalikule inimesele tähendab? Mida see tähendab maaomanikule ja mida kogukonnale, vaid selle otsuse teeb kliimaideoloogiline masinavärk. Just siin peitubki selle eelnõu tegelik probleem. Kliimaideoloogia tuuakse seadusesse sisse uue survevahendina. Kui seni tuli planeeringutes kaaluda erinevaid huve, siis nüüd lisatakse sinna veel üks ideoloogiline ülakorrus, mille najal saab kogukondadest üle sõita. Tõsine probleem on ka avalikkuse kaasamine. Meile räägitakse, et ühiskond on digitaalne ja seetõttu ei ole 14-päevane etteteavitamine enam vajalik. Tõesti või? Kas me päriselt usume, et Eesti inimesed jälgivad iga päev planeeringute andmekogusid ja kohaliku omavalitsuse veebilehti? Ei jälgi. Tavaline inimene saab sageli oma kodukoha arendustest teada alles siis, kui kopp on maasse löödud. Kui teavitamist kärbitakse, ajalehtedest avaldamist vähendatakse, menetlusaega lühendatakse, siis ei suurenda see demokraatiat, vaid vähendab inimeste võimalust kaasa rääkida. Kolmas probleem puudutab otseselt tuuleenergiat. Seletuskiri ütleb mustvalgel, et kohaliku omavalitsuse eriplaneering kaotatakse, aga pooleli olevad menetlused, mis on peamiselt seotud tuuleparkidega, viiakse lõpuni vana korra alusel, et vältida negatiivset mõju taastuvenergia eesmärkidele. See on väga paljastav lause. See näitab, et kui kaalul on tuuleparkide rajamine, siis muutub kogu jutt õigusselgusest, menetlusloogikast teisejärguliseks. Kas tõesti ei tohi 300 meetri kõrgustele tuulemonstrumitele olla enam mingeid sisulisi takistusi? Tuuleenergia tootmine on suure ruumilise mõjuga tööstuslik tegevus. See muudab maastikku, mõjutab inimeste elukeskkonda, tekitab pingeid kogukondades ja hõlmab suuri maa-alasid. Ja kõige selle juures on tuuleenergia olemuslikult ilmast sõltuv. Kui ei ole tuult, ei ole ka tootmist. Kui on tuult palju, võib hind kukkuda nulli. See ei ole töökindla energiasüsteemi vundament, vaid osa selle ebastabiilsusest. Me ei saa heaks kiita planeerimisseadust, mis allutaks kliimaeesmärkidele ja tuulearenduste kiirendamistele. Planeerimisseadus peab kaitsma tasakaalu, õiguskindlust, kohalike inimeste huve ja omandiõigust. Planeerimist ei saa pisendada pelgalt bürokraatlikuks vormitäiteks. Planeerimine on otsus selle üle, millises Eestis me elame 10, 20 või 50 aasta pärast. Meie konservatiivid oleme vastu sellele, et kliimapoliitikast saab õigustus kohalike kogukondade tahte eiramiseks. Me ei nõustu sellega, et suured ruumiotsused tehakse aina kiiremini, aina vähemate piduritega ja aina väiksema avaliku kontrolliga. Tuuleparkide massiline rajamine ei ole midagi paratamatut ega vaidlustamatut. Selle eelnõuga ei saa nõustuda ja väga hea.
mõte oli selle teine lugemine katkestada. Aitäh! Tänan teid igati täpse sõnakasutuse eest.